Noh, siin on ju legevend. 10. märts 2026 istume siin liiga logosein on taustal, mehed on peal, 2 tükki on väljas, uued mehed asemel. Aga no sina oled ju olnud algusest saati, sa pole väljas olnud, kui siis ainult ühe korra. Vist ühe korra, jah. Sa olid haige siis ja sul oli palavik või? Ei, ma olin väljamaal ära. Aga praegu on jah 4 päeva ja tegelikult on jah päris... Mul on selles mõttes lihtsam ülesanne ka, et ma nagu tavaliselt ei jää niimoodi välja, et seal vigastused. Mul nagu vigastused, ma ei tea. Mul on olnud korra elus niimoodi, et on hääl nii ära olnud, et ma olen mõelnud, et kas ma saan hakkama või ei saa hakkama. Aga see on ikkagi kontserdi eel. Tead, aga kasutame seda võimalust, et praegu on siin T1 treeningutes paus. Läheme korraks algusesse tagasi. Sa oled olnud õhtujuht Kuldiga 2 ringis, sa oled olnud kommentaator, sa oled ju kõike seda kasvu kõrvalt näinud. Kuhu see on kasvanud? Tegelikult ikka on. Sellepärast, et kui mul endal oli võib-olla selge seotus nii-öelda võitlusspordiga tekkis läbi ühe teleprojekti, eks ole. Ta on ka ringis käinud, kus juures otsige üles, see on nähtav. Ja siis ma sain katki ka. Tegelikult mina ei saanud. Vastased said katki. Aga mul oli ribid ikka sain sisse, jah. Ribid sain sisse, sorry. Päris puruks või närvid või mis seal emos öeldi? Ikka paar nädalat sain magada ühe külje peal, aga kui võrrelda nüüd seda, mis toimus, ütleme aastal 2007 sellega, mis on täna, esiteks asi on palju professionaalsem, asi on palju meelelahutuslikum, show'd on palju rohkem, mehed tegelikult, see on nüüd nagu, jah, siin on nagu vaidlemise koht, et tegelikult, kui me võtame, et sel ajal oli, Kevin Renno oli juba maailmameister, eks ole, ja nii edasi, et tiitleid on nagu mõnes mõttes nagu võib-olla oli sel ajal juba ka väga suuri uhkeid tiitleid, aga meil on nüüd nagu ikkagi selgelt on tulnud peale põlvkonnad, järelkasv, et ta on nagu kuidagi ikka palju organiseeritum ja loomulikult professionaalsem, sest sel ajal praktiliselt siin need profimatšid, mis peeti, nad ei olnud süsteemsed, mõni üksik pigem ja sellest ajast on The League ise on kasvanud tegelikult, kui ma vaatan seda, et kuidas seda korraldatakse nii edasi, on kasvanud võib-olla sellisest heast tahtmisest ikkagi sündmuseks, mis on professionaalsel tasemel meieni toodud. Kuidas sa ise kasvanud oled? Me oleme teinud ühe sinu kommenteeritud õhtu mahatrüki sõna-sõnalt. Sul oleks seda ka ise päris huvitav lugeda. Kõlab päris hirmsalt. No seal on ju, sa ju tunned neid inimesi, eks ju, sa oled võitlusspordiga nii ja naapidi erinevat moodi seotud, sa pead endale need inimesed selgeks tegema, mitte ainult nende ka siis sportlikud tulemused, on ju huvitavam kommenteerida ja pealtvaatajatel või vaatajatel kuulata ka, kui sa tead, kes tuleb lastekodust, kellel on suur armastus loomade vastu või kellel on mingi muu äge lugu, mis teda kuidagi iseloomustab. Kuidas sa valmistud ja kuidas sa näed, et ütleme sinu esimene kommenteerimine ja nüüd viimane, mis on nende vahe? Ma ütleks niimoodi, et võib-olla... Ära ütle, et sa oled mütsiga lööma. ei, kindlasti mitte. Pigem on nagu see, et tõepoolest, kui sa ikkagi tunned neid inimesi juba, sul on palju rohkem seda tausta, mida rääkida. Ma võib-olla pigem nüüd vähem keskendun sellele, et missugune ta elulugu on olnud. Pigem ma tahan nagu edasi anda seda, et missuguse emotsiooniga sportlane on, mis tüüpi ta võitlejana on, mis teda käivitab ja võib-olla see on isegi nagu minu jaoks natukene huvitavam ja teistpidi mulle tundub, et see toob nagu selle emotsiooni nagu seal kommenteerides toob paremini esile, sellepärast et teinekord, kui sa faktidega nagu üle külvad, siis see läheb nagu põhiliselt, ehk siis sellelt konkreetselt käimasolevalt sündmuselt läheb nagu see
fookus natuke ära. Tähelepanu ära. Kui raske sul on ennast tagasi hoida? Selles mõttes, et kui palju sa enda peas või oled ära otsustanud, et kas sa just kui kommenteerid erapooletult sellist asja, ma arvan, et võitlusspordis oma kodumaal on päris raske teha Ei ja ole samas, võimalik kui isegi. vaatad välismaa kommentaatoreid, jumal, nad hüppavad pükstest välja, nad tõusevad püsti, röögivad ja karjuvad ja see on lihtsalt nii äge. Kui keeruline sul on ennast tagasi hoida, kas sa üldse hoiad? Vahepeal hoian, lihtsalt sellepärast, et aus olla. Aga pigem nagu mitte. Sellepärast, et esiteks tuleb aru, see on üleüldse spordis see, et kui sa ikkagi oled selles konkreetses koduhallis, siis sa oled kodumeeskonna esindaja mõnes mõttes natukene. Kui me räägime siin, et see on eestikeelne kommentaar, siis loomulikult ma olen oma meeste poolt. Aga nii palju ma üritan ennast tagasi hoida, et ausalt nagu et kommenteerida give credit siiski. where credit's due, ehk siis kui ikkagi vastane on hea ja üleüldiselt, et kui see stiil on nagu äge või siis ikkagi seda välja tuua igal juhul. Mis on sinu jaoks äge? Palun räägi mõned kõige ägedamad matsid, mis sul kohe pähe tulevad. No, ma ei tea, ma võib-olla siin, et reklaamida siis ütleme, et peamatši mees on iga kord pakkunud sellise paugu ja lajatuse, et no ma kaifin päriselt. Nad on sellised, et nad ühest küljest on natuke show-off, on ju. Aga see on väga kalkuleeritud mõnes mõttes. Et seal on ka, kuidas öelda, sellel bragging rightsil on taga loomulikult ka oskused ja kõik see pool. On nagu, jah, et selles mõttes nagu top of the head, mul on põhiprobleem on see, et mul kipuvad nagu vaatad, et see oli see mees, et ei taha nagu sellepärast hakata, et ma pärast ütlen mingi nime valesti. Aga jah, Venad Mitjajevid on alati pakkunud suurepärase etenduse, ükskõik mis, ja sellepärast ainuüksi soovitan teil kohale tulla. Ja teine asi muidugi on see, et mis mulle endale nagu meeldib, see võib-olla ei olegi see, mis nagu esimesel hetkel nagu kõigile nagu kõige rohkem meeldib. Jah, mulle meeldivad need, kes on kiired, teravad, natukene on show-off ka, et on seda show elementi, et sa tuled ja mängid ennast suureks ja nii edasi. Aga kes mulle meeldivad, on need mehed, kellel pihta ei saa. Ja päriselt, et ma austan... Sa näed tarkust seal, boksitarkust? Jah, aga vaata, see tarkus on see, et tegelikult võitlusspordis tarkus on see, et kui sa oskad mängida enda tugevustada. Ehk siis, kui ma olen aeglane, kui ma olen nagu kehva reaktsiooniga, siis mul peavad need kaitsed olema head ja see, kui minult see löök tuleb, siis see on nii täpselt välja mõõdetud, et see on nagu inglite juurde, eks ole. Et see on nagu, sa pead mängima enda tugevuste peale. Kui sa oled selline mees, kes on kiire, siis sa võid olla see mees, kellele ei saa pihta. Ja mulle õudselt meeldivad need mehed. Kellele pihta ei saa? Kelle pihta ei saa ja kes tuleb ja siis teeb sulle selle... Kes nendest on? Ära. Siin ma ei oska sulle öelda. See võib-olla pigem on boksis, sest siin ütleme, kui me vaatame siin, kelle stiile ma tean. Tegelikult okei. Siin on ikkagi see mees selline, kellel on jalgade töö ja kõik on selline, et kui ta tahab, siis ta on eest ära. Siin see mees näiteks on jälle selline, kes on tohutu palju, on tahtmist ja sellist sisemist põlemist. Mingist põlemist on endis väga palju. Ja tema puhul on nagu selline süsteemsus on seal ka tegelikult on taga. Ja tema on veidi teistmoodi võitleja, eks ole. Et ta on väga tugevasti treenitud alati füüsiliselt suurepärases vormis. Temal tulevad võib-olla seal kuskil kaitses tulevad, teistel põhjustel tulevad apsud ette, et kus ta siis on mõnikord andnud neid matše ära. Aga teistpidi jälle ta on väga füüsiline ja see on ka näha, et kui seal matšis, kui tema nagu lööma läheb, siis see löök on juba kui selline, see tuli põleb, sa kõrvalt juba tunned seda hirmu, eks ole. Või seda löögi tugevust. Et need on nii erinevad. Kuidas sa naiste matšidesse suhtud? No ära nüüd ütle, et minge koju ja tehke süüa. Häbi sul olgu. Kuule, meil on lõppude lõpuks ikkagi on olnud
väga häid matše ja mõtlen, minu arust see oli The League'il, kui Sigrid pidi ära löödud jalaga nagu matši pidama ja võitis selle matši. Muidugi ta oli seal matšis tugevam, aga see jalg oli tal ikkagi, et see on nagu jälle näitab, et sellist hingestatust on nagu raske leida. See oli ju super matš. See on hetk, kus rahvas tõuseb, ta tõstab kõiki seal saalis ja annab selle mingisuguse inspiratsiooni ja usu, et tegelikult on kõik võimalik, isegi kui enam justkui ei ole võimalik. Ma praegu hakkasin mõtlema, kas see oli Sigrid nüüd jälle see asi. Ma mõtlen. Et nii kaua, kui ta nüüd mõtleb, ma kindlasti tahan rääkida Sander Reemetsast ka, sest minu meelest on selle mehe lugu üks väga-väga huvitav ja äge lugu. Ma ei tea, kui palju sa Sander Reemetsa tausta saad. Mitte liiga palju antud hetkel, ma muidugi tavaliselt viin ennast paar päeva enne praegu jäi vahele. Jäin vahele. Praegu jäi vahele, ei valmis seda midagi. Aga sul on võimalus mind järele aidata. Sander Reemets tuli just Eesti meistriks, väga järjepidev, mitte allaandja, korduvalt kaotanud, valusalt kaotanud ja ta on ikkagi see sportlane, kes kohe peale kaotust põhimõtteliselt läheb korraldajate juurde ja ütleb, et ma tulen järgmine kord jälle ja lihtsalt nagu nii kaua, et lõpuks temast saab oma inimene, oma sportlane, et Sander tuleb ka siia täna andma näidistrenni, nii et temaga me ka kindlasti räägime. Aga... No võt, see ongi võitlusspordi juures tegelikult kõige tähtsam. Mingi hetk, kus ma sain aru, et mina võib-olla ei ole oma iseloomult kõige sobivam. See dokipoiss ju. Ma praegu mängin okit, jah, see on veidikene lihtsam. Ei tundu see ka lihtne. Aga ei, võt, seal on nagu see, et tegelikult ega võitlussportlane tavaliselt see ei lõpetata nagu selle seas mitte sellepärast, et füüsilised omadused enam ei tule järele. Tavaliselt mitte. On erandeid, vaid see sisemine põlemine pole enam sul nii tugev. Ja tuleb tunnistada, et ühel hetkel 33-aastaselt, kui sul kõik liigesed on katki ja tekib see küsimus, et aga mille nimel, eks ju. Ehk siis need on need sportlased, kes jõuavad nagu tippu küll kõikidel aladel, aga võitlusspordis on see eriti selgelt teha, kellel on see sisemine põlemine olemas. Ma lihtsalt hakkasin nüüd, et mul tuli meelde, ma mõtlesin, et kumb see oli, kas see oli Sigrid või oli Astrid Johanna Krents, eks ole. Ja see oli Astrid Johanna Krents? Või oli Sigrid? Ma ei tea. Suutsid ta segadusse ajada? Aga, ma saad aru, praegu mälu nagu niimoodi petavad. Kui vana sa oled? 50. 50, ma olen 45. Palju on. Jah, ma arvan, et mu paremad matšid on peetud. Lõpetuseks siia 5 põhjust, miks laupäeval kohale tulla. Eesti võitlusspordi fännid on igal juhul kohal, piletid on enamustel kindlasti ostetud. Praeguse seisuga ma täpselt ei teagi, kas VIP-laudu veel on, tasub vaadata või liiga Facebooki ja Instagrami kontolt, aga 5 põhjust. Esimene kõige tähtsam põhjus. Paksult adrenaliini täis 13 matši, need on kindlalt on väga head matšid. Esimest korda liigi ajaloos oleme veidi teistmoodi nii-öelda võitlusareenil, ehk siis see 8-nurkne oktagon, siis see tähendab seda, et palju rohkem on meil väga kiiret lõppmängu ähvardavaid matše, ehk siis meil on seekord oluliselt rohkem MMA-kindaid, meil on lausa bare knuckle boksimatš. Need on tegelikult sellised asjad, millel on oht õhus kohe esimesest sekundist alates. Meil on MMA-d on rohkem kui tavaliselt, ehk siis te näete praktiliselt kogud selle spektri ära, jah, mis see võitlussport pakub ja ma ei tea, palju mul veel on vaja. No igal juhul on seal kõvasti show'd kogu selle asja ümber ka, nii et ma arvan, et laupäeval paremat kohta kui Tondiraba jäähall, kus olla nagu tegelikult ei olegi. Siis me võtame talt ühe lubaduse ka, et kui ta nüüd kommenteerima seda õhtut hakkab, siis ta vabandab nii Astridi kui Sigridi ees ja täpsustab ära laupäevaks selleks hetkeks, kui ülekanne algab. Kumba matši ta mõtles. Ma tahan öelda, et mõlemad on minu jaoks on täiesti megavõitlejad ja ma iga matši olen ikka täiega kaifinud. Kuule, aga aitäh! Legemees Kaarel Kose on rääkinud. Näeme laupäeval.